Aga nüüd tuleb lavale Rainer Rohtla ja tema tuleb jällegi nüüd jutuga hobuste juurde ja mulle tundub, et tal on siin ka mingisugused vahendid selleks kaasas, nii et vaatame, mis tal meile öelda on. Tere! Oi, minu poolt ka hästi kõvasti kõlab. Mind paluti siia rääkima teemal, kes on süüdi. Aga mul on see probleem, et mulle ei meeldi see pealkiri ja siis ma korraldajatele öelnud, aga tegelikult ma ei räägi sel teemal. Et kui te nüüd selle pärast siia kohale tulite, siis kehv lugu küll, aga seda ettekannet te täna ei kuule, et ma ei tea, tasuta üritus, et vast ei ole hull, et süüa ka saite ja kõik on hästi, et soe tuba ja kõik on kena. Aga mida me siis selle asemel teeme, on see, et selle asemel, et süüdlast otsida, mis on selline nagu, ütleme, reaktiivne tegevus, et siis me katsuks nagu ikkagi neid probleemkohti ennetada. Ja mis see siis selline nagu metoodiline vahend selleks on, kui me räägime tarkvaraarendusest või ma ei tea, suvepäevade korraldamisest või näiteks kui te korraldate hobuse kasvatamise konverentsi näiteks, et siis tasub selle protsessi käigus teha selliseid tagasivaatekoosolekuid, meie nimetame neid retrodeks. Ja kui, ma olen ees, jah, vabandust. Ja kui te, ühesõnaga enne kui ma retorite lähen, ma korra küsin ka nagu laiema ringi käest, et kes on üldse retrokoosolekul kunagi osalenud? Okei. Enamik on. Teeskleme, et ei ole, sest et mul on veel 24 minutit vaja kuidagi ära täita, et siis lepime kuidagi nüüd omavahel kokku, et ei ole eriti kursis, et natuke, aga mitte nagu lõpuni on ju. Ühesõnaga, et retroga me siis ennetame tavaliselt neid probleeme, mis tulevad siis välja, kui asjad on juba halvasti. Ja ütleme, et need arendustiimid, kes retrot korraldavad, nemad tavaliselt ei faili nii haledalt kui need, kes retrokoosolekuid oma siis arendusprotsessis ei kasuta. Et kui nüüd võtta nagu vähe teaduslikumalt seda asja, siis ühe uuringu järgi 42% on siis retrot korraldavad tiimid edukamad. Ehk siis need projektid tegelikult ei kuku nagu nii haledalt läbi kui need, kes siis retrot ei kasuta. Ja mida me siis täna tegema hakkame, on see, et meil on see üritus 3/4 peal. Tegelikult oleks võinud kusagil 11:30 ajal teha esimese retro, siis kusagil 2 ajal võib-olla järgmise retro, et vaadata, kuidas meil see viimased 1,5 tundi läinud on, kuidas toit maitses ja et kas saab võib-olla midagi paremini teha. Ja siis võib-olla enne õhtut ja võiks nagu veel ühe retro teha, et vaadata, et kuidas siis terve päev läks. Aga kuna see aega napib ja tõenäoliselt ühe päeva jooksul 3 retrot ei taha ka teha, et siis teeme selle ühe ja teeme natuke põhjalikumalt. Ja kuidas me siis seda teeme? Meil on siin 3 veergu, te ju ei tea, mis need on, eks ole, et me leppisime kokku, et katsuks nagu kambaga selle tahvli niimoodi ära täita, et igasse veergu saame siis natukene sisu panna, et mis meil siis sellel üritusel hästi on, mida võiks näiteks järgmisel aastal korrata, siis millega võib-olla ei ole nagu niivõrd rahul või mis nagu nii hästi välja ei tulnud, vaatame, kas me leiame sinna ka mingisuguseid teemasid. Ja mida me siis järgmisel korral võiks teisiti proovida. Et äkki kellelgi tekib mingisugune hea geniaalne mõte. Võib-olla järgmisel aastal näiteks lambakasvatuskonverents, et selles mõttes nagu mingit varieeruvust või midagi, et selles mõttes mõtleme. Ma olen TEHIK-us teinud 10 retrosid tiimidele, kus ma ise osaline ei ole, sellise kõrvaltvaataja pilguga, aga teine on täna mingi 50-60, et sellisele massile ma muidugi ei ole teinud, see on nagu huvitav eksperiment, aga ma ei tea, koos saame hakkama. Ja meil on juba mõned, mõtte ergutamiseks on meil mõned mõtted juba siin tahvlile võimalik panna. Elika muideks saage tuttavaks. Elika tegeleb meil retro teemaga TEHIK-us, aga ta põhikohaga on üldse AI inimene, et kes temaga jõudnud siin vahepeal rääkida, siis pärast ettekannet püüdke ta kinni ja siis saate tema käest igasuguseid ägedaid mõtteid sel teemal. Aga Slidost oleme siis võtnud mõned tagasisidepunktid ja saame juba nagu otsast pihta hakata. Nii, tavaliselt, mis retro toimub, on see, et me kõigepealt anname inimestele aega, et nad saaksid läbi mõelda need teemad. Teil on nüüd mingi minut olnud selleks aega.
siis seejärel me grupeerime need teemad natuke nagu ühte kokku, siis me hääletame, mis on need kõige olulisemad teemad. Vahepeal muidugi, ma unustasin ise ka ära selle protsessi, vahepeal muidugi on hea, kui me räägime ka need enda pakutud ideed ilusasti teistele lahti, hääletame ja siis on arutelu. Ja mis retro puhul on nagu eriti tore on see, et sellest arutelust tekivad tavaliselt erinevad sellised tegevused, mis siis tiimi vahel laiali jagatakse. Eks. Ja selles mõttes, et kui tavaliselt öeldakse, et 7 koosolekut 10 failivad, sest et neil ei ole kas mingit korralikku eesmärki, neil ei ole ülesehitust, tundub nagu aja raiskamine, on ju, siis retro puhul see päris nii ei ole, sest et meil tekivad sellised tegevused, mida me siis lubame mingiks tähtajaks ära teha. Ja kui meil on järgmine retro koosolek, siis me vaatame üle, kas need tegevused on ära tehtud ja niimoodi see projekt lõpuks nagu õnnelikult sadamasse jõuabki. Nii, kas kellelgi on vahepeal tekkinud mõtteid, mida me saaksime selle retro käigus tahvli peale panna? Nii. Kui ma tohin osaleda, siis minul õnnestus digiturvalisuse test täiega hästi. Väga hea. See on juba väga hea sisend, selle paneme siin tahvlile kindlasti. Nii, on kellelgi veel mõtteid? Kerli, jah, palun, mikrofon sulle. Õnnestus. Pane natuke lähemal. Teeb või? Õnnestus see, et me oleme väga ilusti ajas. Peame sellest kinni, väga hea. Okei, ma saan, väga aktiivsed inimesed ei ole, ma hakkan nagu tuttavaid nägusid siis nagu püüdma, et see nagu toimib alati. Tõnis, kuidas läheb? Hästi, tänan küsimast. Äkki panustad kuidagi natukene tahvlile? Ma proovida jah, et minul õnnestus üritusele ilma registreerimata sisse saada. Ehk et see on sama asiga, mida äkki parandada. Infoturve AE. ja võib-olla ka proovida seda, et käisin seal infoturve boksis ka ja muuksin kõik lukud lahti. Lahe. Et siis võib järeldusi teha küll sellest. Okei, aga kas sul järgmiseks aastaks ka on mingid ideid, et mida võiks teisiti teha? No, turvalisus. Lukk uksele võib-olla või? Anda veisi pikemalt ette, et registreerida õnnestuks. Et ma ei tea, aga õnneks tehti ilusti vastu ja lubas mind sisse. Ja hoolitses ka mu parkimise eest. Ja ma kuulsin vahepeal, et parkimistrahvisid jagati siin heldelt, aga siis oli üks parkimishaldjas, kes käis ja kaotas nad ära. Kärolin, sul on kindlasti hästi palju häid mõtteid. Ja ma sain ka tegelikult ilma registreerimata sisse, et sinna võib panna topelt. Aga mina ühinesin poole pealt, aga mina tahtsin välja tuua õnnestumiste all kindlasti selle visuaalse päeva kokkuvõtte, mis siin on. See on nagu väga äge idee ja üks õnnestumiste alla kindlasti. Super, aitäh. Kärolin kindlasti disainerina ettevõttes Bitweb teab sellest visuaalist palju ja oskab seda hinnata. Nii, anname edasi mikrofoni. Ja ma ütleks, et õnnestus väga hästi see hobuse pildi valik, et see on väga õige pilt õigesse konteksti, metafoor sobib suurepäraselt. Võib-olla mida proovida oleks võib-olla nüüd järgmise aasta nii erinevatest TEHIK-u tarkvaraarendusprojektidest tuua välja nagu kas küsimusi, võib-olla murekohti, et äkki neid kuidagi ühiselt põrgatada järgmine aasta samal ajal. Aga kas ma mikrofoni tegelikult kohe ära ei võta, et kas on midagi sellist, mis võiks nagu, mida võiks ära jätta, kas midagi sellist on pähe tulnud? Mida üldse mitte teha või? Jah. Ma siiamaani mulle tundub, et me oleme nagu hästi. Päris nagu sükust, et nagu võtaks ära, tundub, et ei ole. Okei, pinnimise peale ei murdunud, selge. Siin on selgroogu. Katre, kuidas läheb? Anna oma 5 senti ka. Ja minu meelest õnnestus väga hästi need boksid, mis olid väljas, et sain ka paremini tundma enda kolleege ja võib-olla ka mõnda, ei lukku ma ei muukinud, aga mul läks ka hästi selles turbetestis. Oli väga lahe. Väga tore. Turbetest on populaarne. Nii, kas keegi soovib veel panustada? Meil on ideid tekkinud. Jane, palun. Ja, et minul ka õnnestus see lukkude teema, see oli minu meelest väga lahe ja need töötoad olid kihvtid ja see finantsosa oli ka tegelikult väga põnev, et just selliselt interaktiivselt, et seal tegelikult see tahvel kogu aeg liikus ja siis sa said jooksvalt vaadata, et parendamise koha peal võib-olla
seda, et neid pause võiks veits rohkem olla, et ei jaksa nii palju istuda ühe korraga. et see võib olla siuke tore. väga sujuvalt. Kas meil on teada, palju meil inimesi nii-öelda, aga teisel pool ekraani, mitte siin koha peal? Päeval vahepeal vaatasin, kusagil 120 inimest oli teisel pool ekraani, umbes selline enne lõunapausi. Okay. Aga siis proovime teisiti, et tulge kõik kohale, et siin kohti on, et see üks oluline osa jällegi nendes kõik seminaridest, et mitte ainult see kuulamine ja rääkimine, vaid tegelikult on ka see networking, siis on väga tore näha tuttavad nägusid ja siis on ka uusi nägusid, et saame uuesti kokku. Väga hea mõte, sest koha peal esiteks pausid, eks ole, väga väärtuslik, omavahel saab rohkem suhelda, sest et muidu me suhtlemegi nende selliste formaalsete koosolekute raames ja see nagu alati ei ole see ideaal, eks ole, sest kogu aeg on kiire, eks, ja seesama, et tulge kohale, et muidu, kus sa siin sotsialiseerud, eks, kui inimesi ei ole. Et arvestades teisel pool tegelikult oli, teisel pool ekraani on ju päris palju inimesi, eks. Nii, ma tulen vaatama, kollitan siin ka natukene. Kas on kedagi veel, kes sooviks äkki sõna saada? Ma tulen Juta siit poolt. Miks minna otse, kui saab ringiga? No kõigepealt ma tahan öelda, et jube hästi õnnestus minu ettekanne, eks ole. Aga tegelikult mulle hästi meeldis see, et meil õnnestus paneelidesse ka koostööpartnereid nii-öelda paluda, et nad saaksid mitmesuunalist vaadet anda. Ja mida tahaks, et järgmine aasta juhtuks, ma arvan, Roman, ma siin üle seina ei näe, et kes ütles, et tulge rohkem kohale, aga et tooge oma kolleege ka kohale, eriti juhte. Täitsa õige. Igal tasandil inimesed on oodatud. Nii, kes siit tagantpoolt ei ole veel sõna saanud? Ega hullem on see, kui mina valin selle ohvri välja, ei ole või? See proaktiivsus ei ole karistatav. Mina olen kohalik tujurikku ja mina tahan siis öelda, et järgmine aasta siis ei tohiks juhtuda kindlasti, et inimesed ei saaks ilma registreerimata sisse. Sellepärast, et tegelikult võib ju toiduga probleem tekkida. Ja siis parkimisega võib ka probleem tekkida, nagu me aru saime. Nii et, aga tulge ikkagi kohale. Aga kas on mingisugused uusi ideid ka, et mida nagu teisiti teha või mida nagu katsetada, et ma ei tea, tooge Metallica esinema päeva alguses või midagi sellist nagu suuremat? Ei, me tegelikult peaks ise pundi kokku panema siit siseselt, nii et õhtul on juba kohalik Simman, inimesed siis, jah, on ju. Hoovis lõkke? Seda vist ei tohi teha, aga seal teises hoovis tehakse seda. Me võib-olla võiks nendega ühildada seda üritust, et siis nemad siis teevad lõket, kustutavad lõket, teevad lõket, kustutavad lõket. Neil on õppeprotsess selline. Nii et jah, niisuguseid tegevusi võiks tõesti olla. Mina laulma ei hakka. Aitäh, Laine. Meil on teisel pool Tara on tuleohutuskoolitused umbes üle päeva, siis me kogu aeg näeme, kuidas nad panevad lõkke põlema ja siis nad jälle kustutavad seda. Et sellepärast on selle lõkke tegemisega meil soojad tunded. Nii, on meil veel keegi, kes sooviks panustada oma mõtetega? Siis saame selle boardi ilusasti lukku panna ja hakkame hääletama, et mis need olulisemad teemad on, millega edasi minna. Hästi, Ronald, palun. See aasta oleks olnud väga huvitav vaadata, kuidas Margus Arm ja Rain Lõhmus seal laval koos lihtsalt räägivad grillimisest, aga ma ei tea, järgmine aasta see vist ei töötaks enam. Aga järgmisel aastal on juba uued staarid. Äkki? Okei, kuulge, aga siis paneme need teemad sinna tahvli peale ära. Kui nüüd keegi veel tahaks sõna, siis saab, aga paneme need sinna tahvli peale ära. Ja siis on minu palve, et me hakkame siis hääletama, mis meil need olulisemad teemad on. Ja see hääletusprotsess on selles mõttes nagu lihtne, et no me ei tee seda, et kes kõvemini karjub või et millist teema peale kõvemini karjutakse, vaid et tõstame ikka käe, eks ole, et oleme selles mõttes viisakad. Nii, ma teen kiire ülevaate ka, et mis meil siis hästi läks täna ja päev ei ole veel lõppenud, eks. Oskus lukke muukida, et see tundus olevat selle teema nagu selline hitttegevus. Siis töötoad, boksid laiemalt olid, mis said plusspunkte.
paneelides koostööpartnerid, siis lukud, veel kord lukud, neid saab täitsa kokku panna, grupeerida. Hobuse pilt meeldis väga. Ja mida siis saaks paremini teha, et esimene punkt, et kilu ei olnudki. Selles mõttes oli natukene nadi lugu ja siis, et Laine tõi välja, et ilma registreerimata ei tohiks üldse mitte sisse saada. Ja mida võiks siis teisiti teha tuleval korral, et TEHIK räägiks iseenda tegevustest rohkem projektidest, sellist nagu läbipaistvust oleks rohkem, ühine lõkkõhtu siis tuleohutuskoolitusega koos. Ja mida siis veel toodi mitu korda välja, et rohkem võiks olla kohapeal osalejaid ja siis sotsialiseerumine, eks oli veel üks oluline teema, et pause rohkem ja saaks rohkem omavahel sellises vabas vormis vestelda. Nii. Elika siin vahepeal natuke toimetab ja parkimine ka, jah, et aga mis me selle parkimisega üldse teeme siis, et avaks selle arutelu võib-olla, et jätame selle, vaatan, et 9 minutit ja jätame selle võib-olla hääletamise vahele, et lihtsalt võtame siit nagu nopime need olulised teemad. Et no mis see võimalus nagu oleks? Nii, jalgsi, mis siin veel oli? Bussiga? Rattaga? Täitsa crazy rattaga ja taksoga, okei. Aga see vist tundub, et on tehtav enamiku jaoks, on ju. Ja mis on selle plusspool on see, et need, kes tulevad rattaga või taksoga või jalgsi, eks ole, ja kes ei saa muud moodi, kui peavad autoga tulema, kellel on ligipääsetavusega võib-olla mingid mured, on ju, et puus on haige või mingisugused muud probleemid, et siis nemad saavad autoga parkida ilusasti ukse alla ja saavad mugavamalt kohale, eks. Okei. Nii, selles osas, mis meil vist hästi on, siin ei pea nagu pikka arutelu pidama, aga kes seda kilu tahtis? Et mis me selle kiluga teeme, et ei julge keegi oma kätt tõsta, et kas nagu asendaks mingi toidu või lõhe sobib ka või see nagu üldse ei sobi või, et ainult kilu kindla peale või? Ei tule mitte midagi. Okei, see mõttes, et Slido kaudu tulnud teema, siis ilmselgelt taheti jääda anonüümiseks, on ju. Okei, registreerimisega ka, et Tõnis ütles, et oleks võinud olla vist pikem etteteatamine, eks. Et seda saab teisel korral paremini teha. See on vist ettepanek, on ju. Väga hea. Mis meil veel on? TEHIK-u läbipaistvus. Siin tekkis mõte, et võiks oma tegemistest projektidest rohkem rääkida. On sel teemal mingeid mõtteid, kuidas seda võiks läbi viia? Boksides. Aga kes lavale läheb? Lõppkasutaja. Väga hea. Toome inimesed tänavalt, ütlevad, kuidas neile teenused meeldivad. Kuidas? Tervishoiutöötajad. Väga hästi. Veel mõtteid sel teemal? Ma saan aru, et boksides on need, kes tehniliselt asja ära lahendavad. Roman oma tiimiga näiteks. Ja siis on lava peal on tervishoiutöötajad. Ja siis kusagil seal vahepeal on siis need, kes nagu ei sobi ei lavale ega boksidesse, on ju. Okei, kõlab hästi. Murekohti välja tuua. No jõuame ikka tagasi, on ju. Et kes on süüdi. Ja seda teemat võiks loomulikult ju ka käsitleda. Aga mis need murekohad on? Millest tegelikult tahaks teada? Et mis teid tegelikult võiks kõnetada? Et kui me räägime nendest asjadest, mis ei ole võib-olla meie valdkonnas hästi. Kuidas? Kas see mõte on selles, et ebaõnnestunud projektidest on kõige parem õppida? Väga hea. Kuidas me need ebaõnnestunud projektid siia lavale saame? Tere, mina failisin. Okei. Aga siis meil oli,
kuule, aga meil oli ju kokkulepe ka, et lihtsalt koosolek ei oleks lihtsalt koosolek, on ju, et need ajatäide, eks, et siit tulevad ju need vastutusalad ka järgmiseks korraks. Et siis Roman saab siis endale selle teema, et, et ajab kokku siis need tegelased, kelle projektid väga hästi ei õnnestunud. Et selle paneme kirja, eks. Jaa, neid saab juurde teha, see on okei. Mul on selja peal kirjas, et mina olen süüdi, et selles mõttes, see on fine nagu. Aga nii, mis meil veel on? Ühine lõkkeõhtu. Laine, võtad selle enda korraldada, on ju? Okei, väga hea. Siis on juba 2 inimest on saanud endale järgmiseks korraks kohustuse. Kes seda kilu läheb püüdma? Kas keegi võtaks selle ka enda peale äkki? Siis meil on nagu 3 inimest oma teemadega olemas. Vaikus jälle. Ühtegi kalameest ei ole. Meil on Rainer Ader, kes on kirglik kalamees, et teda täna koha peal ei ole, aga tõenäoliselt on kaugelt, et tema püüab selliseid meetripikkuseid, aga need ei ole kilud. Just, väga hea. Romanil on hea mõte. Just, et seome 2 teemat kokku. Kilu ei ole ja meil on probleemid, on ju. Väga hea. Kuulge, aga meid on siin päris palju retroeksperimentaalses korras nii suure massiga isegi nagu tuli välja, et me jõudsime siis ära kaaristada, mis meil on täna hästi läinud, mis võib-olla on natukene vajaka ja mida siis järgmisel korral teha teisiti, et siit tekib nagu mõtteaine ja siis on meil veel ka vastutajad järgmiseks korraks olemas, kes siis lubavad siis need uued ideed ära realiseerida. Mida ma veel retro kohta enne, kui ma otsad kokku tõmban, tahan öelda, et TEHIK-ul on omal pakkuda haldusalale selline rakendus nagu Team Retro, mida me ise kasutame oma tarkvaraarendusprojektide läbiviimiseks. Töötab suurepäraselt, väga hea visuaal, see jõuab siia taha ka nüüd paistma. Selle sama Team Retro alusel ma toon lihtsalt ühe näite enda tegemistest, et kui ühesõnaga, et tööle infosüsteemi, millest Margus oma avasõnades ka korra rääkis, oleme arendanud tänaseks rohkem kui 7 aastat. Tööinspektsiooni teenused on aasta lõpuks meil kõik teenused on ühes digiväravas koos. 7 aastat järjest on selles samas Team Retro keskkonnas iga 2 nädala tagant tehtud tiimis retro. Ja see on hoidnud kogu tiimi ühtsena, see on hoidnud kogu tiimi motiveerituna. Projektid õnnestuvad enamalt jaolt sellepärast, et kõik probleemid lahendatakse kohe ära. Ma võin teile tuua näite, et kui ma olen TEHIK-us teinud neid retrosid, siis ühele projektile, mis oli aasta otsa kestnud, asjad kuidagi ei õnnestunud ja sujunud, kogu aeg olid probleemid, omavahel kuidagi läbi ei saanud. Äri, TEHIK, arenduspartner, kuidagi mingi õõrdumine oli kogu aeg sees. Tegime retro ära, see võttis aega kusagil 3 ja 5 tunni vahel, sest aasta otsa polnud inimesed saanud rääkida, polnud seda formaati lihtsalt. Ja kui see kohtumine ära lõppes, siis inimesed tulid rääkima, ütlesid, teate, see oli nii vajalik, et ja nüüd ma saan aru, et kui me oleksime teinud pärast projekti algus 2 nädala pärast selle kohtumise, siis meil neid probleeme poleks täna üldse olnud. Ehk siis retooriline küsimus on, et miks me siis ootame aasta aega selleks, et neid teemasid lahendada, et hakkame kohe retrot kasutades neid probleeme lahendama. Ja need ei pea olema ainult tarkvaraarendusprojektid. Korraldate suvepäevad enda asutusele. Hakkate sellega aprillis pihta, juunis toimuvad, aga selle aja jooksul jõuab neid teha juba 3-4 tükki selleks, et vaadata, et kas me oleme vee peal, kas me oleme ajakavas, kas asjad toimivad, kas me saame midagi teisiti teha ja pärast loomulikult tiimiga koos, kui üritus on toimunud, veel üks selline lõpetuseks koos tordiga muidugi, et ärge torti unustage. Nii, kas meil ei veel mingid teemasid kaata? Just, kes ei ole seda Team Retro keskkonda kasutanud, aga tahaks katsetada, tahaks proovida, tahaks ükskõik kas või mingisuguse ühe üksikürituse peale seda rakendada, siis Elika Laur TEHIK-ust annab teile selle ligipääsu ja nii ongi, ja viib läbi ka vajadusel, et see mõttes nagu täisteenus. Ja järgmisel korral siis uus üritus, uus teema, koos kiluga
ja siis võib-olla uuesti retroga ja vaatame, kuidas meil seekord läks. Kilu ei jõua kohale. Kuulge, aga aitäh. Meie Elikaga lõpetame.